tere tulemast, mina olen Kristi, mina olen Pluss Meediast ja me oleme siin Jäppel, ümberringi nii palju põnevaid asju, nii palju värve ja nii palju inimesi. Ja me oleme praegu leidnud siin ühe huvitava ringi, riiete ringi. Ja lähme uurime lähemalt, mis see siis on täpselt siin? Ma olen 3 tagasi või? Ma olen käe ümber. Nii, tere Helen ja Tene. Räägi mulle, ma tulen hoopis siia poole, hopsti. Niimoodi, räägi, mis te müüte siin? No praegu ma näiteks müün siin kohe maha 2 küünekat. Näete, klient tuleb rahaga. Klient tuleb, aga teil on nii palju huvitavaid riided siin, kus te kõik saanud, kas see on teie eragarderoob? See on täpselt sellest kohast, kuhu kogu see raha, mida me siin kogu turul kogume, läheb. Saagu valgusest on need kleidid pärit. Saagu valgusesse. Väga tore, kuidas teil läinud on siiamaani? No näete, kleit on väga palju alles, aga muidu tegelikult meil on umbes, oleme kogunud 50 € juba. See on suurepärane tulemus, see on suurepärane tulemus. Näita mulle, mis on sinu kõige lemmikum asi siin praegu? On sul? Vil öelda, mis on minu kõige lemmikum. Minu kõige lemmikum kleit on see rahvuslik sinimustvalge kleit. Mul oleks see juba seljas, aga see mul on natuke suur. Ei ole hullu, ma arvan, me leiame sellele kiiresti kostja. Jaa, me võime teha sellele mingi võistluse. Võistluse, väga hea, ma jätan teid siia mõtlema selle peale ja lähen uurin edasi. Aitäh teile ja jõudu! Nii, ja me jõudsime laua juurde, kus on kirjas, kas sul on igav. Nii, siin on meil Rain. Rain, räägi mulle, mis siin laua juures toimub täpsemalt? Toimubki see, et kui sul on igav, siis sa tuled siia ja sa saad mängida erinevaid kaardimänge. Mis mängud teil on? Meil on olemas Uno, meil on olemas 6 võtab ja meil on olemas ka täiesti tavalised kaardid, millega saab mängida mis tahes mänge. Nii, räägi mulle, kuidas teil läinud on, kas tegeb palju rahvast? Jaa, rahvast on väga palju, nagu sa näed, ka praegu on meil siin oma 5 mängijat. On tõesti teil väga palju. Lähme uurime mängijate käest ka midagi. Nii, minuga on siin 2 noormeest. Rääkige mulle, kas teil oli tõesti nii igav, et tulite kaarte mängima? Meil oli ääretult igav ja nüüd on täiega huvitav. See on väga tore, kaardimäng on tõesti väga huvitav mäng. Kas te olete midagi veel Vembu-Tembu turult soetanud endale? Mängisin noole mängu. Ja kuidas sul läks? Tavaliselt. No sellest ei ole hullu. Nii, ja leiame järgmise platsi. Nii, ja me oleme jõudnud ääretult lõbusa koha juurde. Siin toimub sumomaadlus. See tundub tõesti väga huvitav ja naljakas. Ka mina osalesin seal, see oli väga-väga tore. Vaatame, kas me leiame siia ka mõne osaleja lähemalt, kes on enne osalenud. Tule, lähme vaatame. Nii, tere Mailis. Sina osalesid ka siin mängus. Räägi mulle, kuidas sul tunne on pärast seda? No pea natuke valutab ja siis Kristi hüppas mulle peale ja siis ma lõin oma pea vastu seda matti ära siin. Aga kas sul oli tore? Oli sul tore? Mul oli ülimalt tore sinuga võistleda, Kristi. Kas sa läheksid uuesti? Jaa. Mul on suur hea meel. Kohtume sinuga järgmise platsi juures. Jah, selge. Nii, ootame ära, aga äkki me saame mõnelt osaleja praegu ühe intervjuu kostüümis. Nii, sina lõpetasid just ühe toreda sumomatši. Räägi mulle, kuidas sul läks? Ütleme, et väga üllatavalt. Oleg oli maru kiire, ajas taga mind, aga lõpuks lõppes kõik hästi. Vigastada ei saanud? Ei saanud. Alguses oli hirm, et Oleg lööb silma siniseks, nagu ta ütles, aga õnneks oli kiiver. Õnneks sai terveks. Kas sa teeksid uuesti seda? Ma teeks seda igal juhul uuesti. Suurepärane. Trenni vaja vahepeal teha, siis tuleb nagu paremad tulemused. Ehk järgmisel aastal? Kindlasti. Edu sulle! Aitäh! Me oleme jõudnud siia huvitava kitarrikotur, siin on palju erinevaid valgeid lipikuid. Uurime lähemalt, mis siin siis täpsemalt toimub. Madis, räägi mulle, mis sa siin teed? Ma müün siin akorde, kitarriakorde, et inimene, klient tuleb, saab valida, siin on erinevaid akorde, saab panna juurde, kas ta on siis moll või siuke mai või teha nii-öelda omapäraseks iga akordi, mis ta soovib. Ja iga akordi eest ma siis võtan 10 senti. Nii, ja kas sul on väga palju klienti juba käinud? Kuidas sul läinud on siiani? No ma
vist on oma 5 klienti käinud ja arvestades, et oma lõpuks seda teen, siis on hästi, et kuskil 4 eurot on vist juba kogutud heategevuseks. See on suurepärane. Kui ma siit välja valin 3 akordi, kas sa mulle ka mängid? Muidugi mängin. Nii, valime välja siit huvitavad, valime välja siit näiteks selle B ja siis võtame siit D ja äkki võtaks, et C ka. Lendavad ära, paneme kivid peale. Vaatame, mis nüüd siit tuleb kokku. Kas sa soovid neid muuta ka natuke või jäävadki täpselt nii või? Kui ta õige on, las nad jäävad niimoodi, nagu ma valisin. No las nad jäävad niimoodi siis. Ma siis mängin seda C-d topelt pikemalt. Mängi. Nii. Suurepärane, see oli tõesti väga hea, mina valisin hästi akorde. Said tõesti hästi hakkama. Jõudu ja jaksu sulle edasiseks. Oleme jõudnud siia huvitava trepi juurde, kus istuvad noored reas. Ja siin on kirjast 1 sõna pluss 10 senti võrdub laul. Läheme ütleme seda sõna, paneme siia 10 senti ja vaatame, mis siit tuleb. Sõnaks on siis päikene. Päikene paistab ja loodus rokkab. Kätte on jõudnud suvi. Paakene lõõrib ja õugkõik rõkkab. Kätte on jõudnud suvi. Väga tubli, aitäh teile. Kuidas teil läinud on siiamaani? Väikene paistab ja loodus lokkab. Kätte on jõudnud suvi. Nii hästi läheb, väga hea. Räägi mulle, sul on selline huvitav taldrik. Kas sellel on mingisugune lugu ka? Ja sellega selline lugu, nagu ütles juba selle mehe ameti eelkäija, et loodust tuleb hoida ja säästa ja meil on ka moes praegu taaskasutus ja seda taldrikut mõni nimetab ühekordseks, aga ta ei ole ühekordne, sest kuigi tal ei ole mitut kihti, ta kestab kaua. Nimelt eelmisel aastal 2015 sõi Kristjan Luhamets selle taldriku pealt kõik söögikorrad ja iga kord pesi selle korralikult puhtaks, kasutas isegi hästi natukene feirit ja sõi jälle. Ja käesoleva jäppe ajal kiriku noortepäevade söögid on kõik siit üle käinud, välja arvatud hernesupp, see ei oleks ära voolanud, aga kõik teised voolasid jäid siia peale, ma sõin need ära ja laupäeva hommikul, kui oli kõik puder ilusti ära söödud, aga taldrik oli natuke nagu pudruga määrdunud veel, siis peapiiskop Urmas Viilma koer isiklikult tegi selle hästi puhtaks. Nii et mul oli lõuna ajal jälle väga hea süüa, sest ta oli väga puhtaks tehtud ja nüüd ma pesin selle jälle üle ja siin on veel selline väike infoblokk ka, kus on kohe tabeli kujul kirjas, mis üritus see siin oli. Siin on kirjas Jäppe ja siin on ka Jäppe ja aastaarv, et millal see aset leidis ja taga on juures nimi, et kes selle pealt sõi. Ja sellel on veel lisaväärtust, lisaks sellele rahvalikule ja ühiskondlikule mälule. Nimelt meil on söögijärjekorras kontroll, et keegi ei sööks liiga palju, tehakse auk kaelakaardi sisse, aga minul läks see õnneks, et tehti auk hoopis siia taldriku sisse ja siis toidujagajad pidi väga ettevaatlikud olema, et ma kastet selle koha peale ei paneks. Aga kui nüüd koju minna, siis ma saan riputada selle naela ostsa, et kui järgmisel aastal on jälle kiriku noortepäevad ehk noortefestival Jäppe, siis ei ole mul seda muret, et mul sööginõud koju ununevad, sest ma näen, naela otsas seina peal on mul taldrik ja kahvel käib ka siia komplekti juurde. Tegelikult oli lusikas ka ja see on kusagil siin olemas, selle laagri jooksul see kadus ära, ma tõesti ei mäleta, kuhu ta jäi. Aga kui keegi leiab, siis ta teab, et see kuulub siia. Suurepärane lugu, meil on juba Jäppel olemas oma reliikviam, see on väga-väga tore. Nii, jõudu ja jaksu teil edaspidi ja teeme ühe plaksuringiga, ma tulen siit jooksuga ja läheb, edu teile!